Kuubal on nüüd 11. järjestikune protestipäev ning olukord saarel on kontrolli alt väljunud. Inimesed ei piirdu pimedas enam vaid pottide ja pannide tagumisega. Me näeme, kuidas kommunistliku partei peakorter süüdatakse põlema. Selguse huvides, see pole metafoor. Moroni linnas tungisid meeleavaldajad kommunistliku partei kontorisse, vedasid mööbi tänavale ja süütasid selle. Julgeolekujõud oli kohal ja vaatasid pealt, kuidas nende kontorid põlesid, kuigi sama režiim karistas 2021. aastal meeleavaldajaid 22-aastaste vangistustega. Julgeolekujõud tahavad protestid kiiresti maha suruda, et need ei leviks. Tegelikult, kui nad saaksid tänavad üleöö vaikseks teha, siis nad tõenäoliselt teeksid seda, kuid valitsuse probleem on praegu palju suurem kui mõned üksikud meeleavaldused. Seekord ei ole see vaid ühe linnaosa või linna probleem. Viha on kõikjal. Protestid puhkesid alates 7. märtsist peaaegu üheaegselt kogu riigis. Havannas, Ciego de Avilas, Matanzases ja Santiago de Cubas. Kõik algas elektrijaama rikkest. 4. märtsil põhjustas Antonio Gitatase soojuselektrijamas Matanzases katlarike ahelreaktsiooni, mis katkestas elektri peaaegu kogu saarel. Mõne tunni jooksul jäi umbes 80% Kuubast pimedaks. See tähendab, et umbes 7 miljonit inimest jäi ootamatult elektrita. Terved linnaosa kadusi pimedusse. Mõned piirkonnad olid 51 tundi järjest täielikult elektrita. Isegi praegu läheb Kuuba vastu oma 3. järjestikusele nädalale ilma usaldusväärse elektrita. Heiglad töötavad vaevu varugeneraatoritel, mille kütus hakkab ohtlikult otsa saama. Havannas on pagaritöökojad ajas tagasi läinud, küpsetades leiba puuküttekahjudes, sest lihtsalt pole enam gaasi, millega ahjusid käitada. Katlarikke ei põhjustanud kriisi, vaid paljastas selle. Tegelik põhjus on minevikus. See puudutab tehingut, mille 2 surnud diktaatorit veerand sajandit tagasi sõlmisid. Et mõista, kuidas Kuuba siia jõudis, tuleb minna veelgi kaugemale tagasi, kuni 1959. aasta Kuuba revolutsioonini. Aga enne kui me sellesse süveneme, väike meeldetuletus. Kui sa pole veel tellinud, vajuta all olevale tellimisnupule. See tähendab meile tõesti palju. Okei, nüüd lähme edasi. Revolutsioon tegi palju asju, mida tavalised kuubalased tõeliselt toetasid. See tõi kaasa tasuta arstiabi, üldise hariduse ja ulatuslikud maareformid. Maapiirkondade vaeste jaoks, keda eelmine USA toetatud režiim oli eiranud, lõi uus valitsus midagi tõelise sotsiaalse lepingu sarnast. Iseseisva Kuuba majandus oli alati ebakindel. Saar toodab suhkrut, natuke tubakat, natuke niklit. Sellega see peaaegu piirdubki ja peaaegu kohe pärast revolutsiooni läks olukord veelgi raskemaks. 1960. aastal kehtestasid Ameerika Ühendriigid kaubandusembargo, lõigates Kuuba ära tema suurimast turust ja lähimast kaubanduspartnerist. Saar pidi ootamatult toime tulema ilma oma senise majandussüsteemita. Kuuba vajas päästerõngast, võimsat toetajat, kes oleks valmis majandust üleval hoidma, ja ta leidis selle. Nõukogude Liit astus peaaegu kohe appi. Kokkulepe oli lihtne ja helde. Kuuba pidi poliitiliselt ja sõjaliselt Moskva poole hoidma, olema Nõukogude Liidu tugipunkt lääne poolkeral ning edendama ideed, et sotsialism võib Ladina-Ameerikas õnnestuda. Vastutasuks pidid nõukogulased sisuliselt Kuuba majandust rahastama. Nad ostsid Kuuba suhkrut mõnikord 4 või 5 korda kallimalt kui maailmaturul ja varustasid saart odava naftaga, millest osa võis Havanna edasi müüa kõva valuuta eest. 1980. aastate lõpuks ulatasid subsiidiumid umbes 4,3 miljardi dollarini aastas, moodustades 21% Kuuba SKT-st. See on erakordselt kõrge sõltuvuse tase. Lihtsustatult öeldes oli Kuuba majandus Nõukogude subsiidium koos külgepoogitud saarega. 1991. aastal lagunes Nõukogude Liit. Järgnenud šokk Kuubal, tuntud kui eriline periood, oli laastav. Aastatel 1989 kuni 1993 kukkus Kuuba SKP umbes kolmandiku võrra. Importi-eksport langesid mõlemadele 80% ning naftasaadetised, mis toitsid riigi elektrivõrku, kahanesid vaid murdosani sellest, mis need varem olid. Kriisi rängimatel aastatel kaotas keskmine kuubalane ligi 9 kilogrammusest toitu nappis ja igapäevaelu muutus raskeks. Inimesed sõid kõike leitud, ka varem mitte toiduks peetud asju. Igapäevane kalorite langus oli nii tõsine, et ajakirjas Canadian Medical Association Journal kirjeldati mitmes riigi piirkonnas lausa näljahäda sarnaseid tingimusi. Ja ometi jäi režiim püsima. See jäi püsima osaliselt tänu puhtale autoritaarsele kontrollile, kuid ka mõnele vastumeelsele majanduslikule kohandusele. Valitsus legaliseeris USA dollari, avas osad majandusest turismile ja lubas väikestel eraettevõtetel piiratud tegutsemist.
Need reformid stabiliseerisid olukorda just nii palju, et täielikku kokkuvarisemist ära hoida, kuid need ei lahendanud põhiprobleemi. Kuuba oli endiselt seesama saar samade piirangutega. Väga vähe loodusvarasid, puudub oma naftavarustus ning puudub mõjukas kaubanduspartner, kes oleks valmis selle majandust toetama. 1998. 900 aastal võitis presidendivalimised endine langevarjur Hugo Chavez. Kuuba jaoks tähendas see teise Nõukogude Liidu leidmist. Chavez oli tõeline uskuja. Aastaid varem, 1992 aastal, üritas ta ebaõnnestunud riigipöördega Venezuela valitsust kukutada ja sattus vanglasse. Kuid vanglaaeg ei murdnud teda. Selle asemel muutis see tema maailmavaadet veelgi jäigemaks. Ta luges poliitilist teooriat, uuris revolutsioonivisi liikumisi ja kujundas Ladina-Ameerikale visiooni Fidel Castro ideaalide järgi, keda ta oli kohanud ja imetles. Castro mõistis kohe, kellega tegu. Chavez polnud tavaline Havanna külaline. Ta oli pikaajaline ideoloogiline liitlane ja juhtis üht maailma naftarikkaimat riiki. Chavezi võttis Kuubas 1998. aastal vastu Castro kui revolutsioonivenda. Ta pakkus talle luksuslikku eluaset Havannas, mis oli restaureeritud paavst Johannes Paulus II visiidi jaoks, freskode ja Itaalia marmoriga. Varsti muutus nende suhe palju sügavamaks kui lihtsalt demokraatia. Kui rühm Venezuela ohvitsere kukutas 2002. aasta riigipöörde käigus ajutiselt Chavezi, oli Fidel Castro üks esimesi juhte, kes talle helistas ja soovitas tal mitte võimust loobuda, vaid võidelda selle taastamise nimel. Mõlemad riigid teadsid täpselt, mida vajavad. Kuuba vajas hädasti naftat ning Venezuela teadmisi ja tööjõudu, mida tal polnud. 2000. aastal sõlmisid Hugo Chavez ja Fidel Castro ühe maailma kummalisema majandusleppe. Venezuela saatis Kuubale iga päev umbes 53 000 barrelit naftat. Tipphooajal ulatus see umbes 90 000 kuni 100 000 barrelini päevas, millest suur osa oli tugevalt allahinnatud, nii et Kuuba maksis palju vähem kui maailmaturu hind. Kuuba ei saatnud raha, vaid inimesi. Kuuba arstid saabusid Venezuela vaestesse linnaosadesse programmidega nagu Barrio Adentro, avades kliinikuid kogukondadesse, kus varem polnud arste. Ühel hetkel töötas Venezuelas üle 30 000 Kuuba meditsiinitöötaja. Kuuba saatis ka õpetajaid, sporditreenereid ja tehnikaspetsialiste. Ja salaja saatis Havannaga luurenõunikke. Inimesed, kes töötasid tihedalt koos Venezuela juhtkonnaga ja aitasid üles ehitada osa selle julgeoleku ja jälgimissüsteemist. 2010. aastate alguseks oli Venezuela eluliin kasvanud tohutuks. Venezuela nafta ja majanduslik toetus moodustasid suure osa Kuuba majandusest, ulatudes mõnel aastal isegi Nõukogude Liidu aegse toetuse tasemeni ja võib-olla isegi ületades seda. Kuuba režiim oli harjunud välise abiga ellu jääma ega lahendanud kunagi majanduse põhiprobleeme. Havana keskendus pigem toetajate leidmisele kui süsteemi, infrastruktuuri või tootmise uuendamisele. Algul oli selleks Nõukogude Liit. Siis oli selleks Venezuela. Kuid sellel kokkuleppel oli üks väga habras eeldus, et Venezuelal jätkub alati naftaraha jagamiseks. Märtsis 2013 suri Hugo Chavez vähki. Tema valitud järglane, endine bussijuht ja ametiühingu juht Nicolás Maduro tuli võimule ning peagi hakkas Venezuela majandus murenema. Chavezi ajal rajas Venezuela majanduse naftale, pumbates miljoneid barreleid päevas ja teenides palju raha. Selle asemel, et raha kasutada naftaväljade, rafineerimistehaste või riikliku naftafirma tugevdamiseks, suunati suur osa sellest sotsiaalprogrammidesse ja poliitilisse patronaaži. Kui nafta hind oli kõrge, toimis süsteem. Aastal 2014 kukkusid naftahinnad ja Venezuelal puudus puhver. Majandus varises. Inflatsioon kasvas millekski, millel polnud isegi nime. Venezuela aastane inflatsioon ületas 1,000,000%. Supermarketid olid tühjad. Haiglatel lõppesid ka lihtsad ravimid. Venezuelalased kaotasid kaalu, sest toit tuli liiga napilt ja kallis. Paljud hilisemad uuringud hindasid, et keskmine inimene kaotas selle kriisi kõige hullematel aastatel 10 kuni 20 naela ja inimesed hakkasid lahkuma, mitte tuhandete, vaid miljonite kaupa. Üle 8 miljoni venezuelalase põgenes Maduro ajal, põhjustades lääne poolkera lähiajaloo suurima ümberasumiskriisi. Samal ajal lagunes ka tööstus, mis Venezuelat koos hoidis. Chavezi aja alguses tootis riik umbes 3 miljonit barrelit naftat päevas. 2020. alguseks oli tootmine langenud üle 75%, alla 700 000 barreli päevas. Aastatepikkune halb juhtimine, sanktsioonid ja krooniline alainvesteerimine olid sektori tühjaks teinud. Oskuslikud insenerid ja tehnikud olid lahkunud, seadmed lagunesid ja jäid sageli parandamata.
Naftaväljad, mis kunagi toitsid üht maailma suurimat naftariiki, tootsid nüüd vaid murdosa varasemast. See nafta oli Kuubale andnud teise elu, kuid nüüd kadus see barreli haaval. Nii hakkasid saadetised Kuubale vähenema ja siis vähenesid veelgi. 2019. aastaks sai Kuuba umbes 50 000 barrelit päevas, vaevu poole sellest, millele ta kunagi lootis. 2020. aastate keskpaigaks muutusid tarned nii ebaregulaarseks, et Kuuba valitsus pidi elektrit normeerima, sest kütust elektrijaamadele ei jätkunud. Venemaa püüdis aidata, kuid paigutas juba tohutuid ressursse Ukraina sõtta ega saanud Kuuba energiakulusid katta. Mehhiko kättis osa pudujäägist ja parnis ühel hetkel umbes 44% Kuuba naftaimpordist, kuid see toetus oli piiratud. Hiina vaatas arvet ja otsustas, et Kuuba pole maksmist väärt. Nii sattus Kuuba esimest korda alates 1959. aastast olukorda, millega ta polnud peaaegu kunagi varem silmitsi seisnud. Polnud ühtegi peremeest, kelle külge klammerduda. Siin on detail, mis mind lugedes väga vihastas. USA valitsuse analüüs, mida jagati väljaandega El Nuevo Herald, näitas, et 2024. aasta lõpust kuni 2025. aasta lõpuni sai Kuuba Venezuelalt umbes 70 000 barrelit naftat päevas. Režiim müüs salaja edasi umbes 40 000 neist barrelitest, ehk umbes 60% Aasia ostjatele kõva valuuta eest. Kuuba valitsus müüs rahva kütuse maailmaturul, kui kodanikud olid pimeduses. Seejärel olukord veelgi halvenes. USA väed tabasid 3. jaanuaril 2026. aastal Nicolas Maduro. Peaaegu kohe lõppes Kuuba jaoks oluline Venezuela naftavoog, millele nad olid aastaid lootnud. Samal ajal toimus veel midagi sama tähtsat kui nafta. Kuuba valitsus väitis aastaid, et Venezuelasse saadeti vaid tsiviilisikuid, arste, treenereid ja õpetajaid. Järgmisel päeval pärast USA reidi avaldas Kuuba kommunistliku partei ajaleht nimede ja fotode nimekirja. Operatsiooni käigus oli tapetud 32 Kuuba kodanikku ja nimekirja järgi polnud nad arstid. Nende hulgas olid revolutsiooniliste relvajõudude ohvitserid ja siseministeeriumi agendid, inimesed, kes väidetavalt töötasid Maduro turvameeskonnas seestpoolt. Ja see pole sugugi väike asi. Kuuba valitsus on kogu oma legitiimsuse rajanud suveräänsuse loole, väikesele saarele, mis ajab ise oma asju. Kuid 3. jaanuari haarang näitas selle reaalsuse teist poolt ühe ööga. President Donald Trump allkirjastas 29. jaanuaril täidesaatva korralduse 14380, mis lubas tariife riikidele, kes tarnivad Kuubale naftat. New York Times nimetas seda esimeseks tõhusaks Kuuba blokaadiks pärast raketikriisi. Mehhiko peatas tarned, Venemaa ei võtnud tariifiriski, Alžeeria taandus. Kuuba kütusevarud langesid sisuliselt nulli. Kuubal pole nüüd peaaegu ühtegi tõelist võimalust peale selle, et rääkida Washingtoniga. 13. märtsil teatas president Miguel Díaz-Canel Kuuba riigi televisioonis diplomaatiliste läbirääkimiste alustamisest USA-ga. Ta ütles, et arutelud olid lugupidavad ja keskendusid kahe riigi probleemide tuvastamisele ja lahendustele. Vene teatas samal ajal 51 poliitvangi vabastamisest hea tahte märgiks. Díaz-Canel oli kogu selle sõnastamisel äärmiselt ettevaatlik. Ta ei öelnud kunagi, mida täpselt Washington nõuab. Kuuba valitsus eitab ametlikult arutelusid juhtkonna muudatuste üle. Liiguvad kuulujutud, et Trumpi administratsioon nõuab Díaz-Caneli tagasiastumist hõlmavat kokkulepet. Valge Maja ametnik ütles sel nädalal ajakirjanikele, et Kuuba on läbikukkunud riik ning kokkuleppe sõlmimine Washingtoniga oleks lihtne. Ameerika poolel juhib läbirääkimisi Marco Rubio. Pidage meeles, et Marco Rubio perekond põgenes Kuubalt pärast revolutsiooni ja ta on kogu oma poliitilise karjääri jooksul väitnud, et Kuuba režiimile ei tohiks anda lihtsat väljapääsu. Kui keegi Havannas loodab, et läbirääkimised lõpevad viisaka käepigistuse ja Díaz-Caneli väärika lahkumisega, võib ta valesti mõista, kellega tal tegemist on. Kuid on veel suurem probleem. Sellistel riikidel nagu Venezuela oli isegi nende kõige hullemal ajal mingisugune poliitiline staatus. Neil toimusid valimised, neil olid opositsiooniliidrid. Oli institutsioone, kus avaliku viha sai vähemalt millekski poliitiliseks organiseerida. Kuubal puuduvad opositsiooniparteid, konkurentsivõimelised valimised ja seaduslik võimalus valitsust vaidlustada, mis raskendab läbirääkimisi.